Nii, mina täna teen lühidalt ja unistuses siis keerleb ümber kahe sõna. Üks on tarneahel ja teine on toit. Ja ma olen nad lahti seletanud siin niimoodi pikemalt, et kõikidele kasumlik või kasulik põllumajandussaaduste toidutarneahel ja teine on päris Eesti toit. Miks nendest kahest? Me oleme kõik inimesed siin, nii palju kui ma ringi vaatan ja tõden. Ja inimeluks on vaja päris mitut asja, kui üks komponent ära võtta, siis seda ei eksisteeri. Päike, vesi, õhk, toit. Võib-olla need asju veel. Nagu me näeme, ilma toiduta ei ole elu. Üks tark mees, Hippokrates, ütles kunagi väga toredasti ja targalt, et olgu toit sulle ravimiks ja ravim sulle toiduks. Meie, kes me siin saalis istume, toit on meie teha väga suures osas. Toidu kvaliteet on ka meie teha. Ja seeläbi on ka elu kvaliteet meie teha. Et ma arvan, et see on väga oluline mõelda. Et mis asi on tarneahel? Et vaatame seda varsti lähemalt. Et võiks öelda niimoodi, et põllult ja farmist suhu tarneahel. Mis see siis kõike sisaldab? Ja mis asi on päris Eesti toit? Päris Eesti toiduga seoses on mõned mõtted, et te kõik teate, et see on palju kirgi kütnud viimasel ajal, isegi vist aastatel, lipumärk ja kõik muud asjad. Suur unistus on see, et ma väga loodan, et see juhtub enne kui aastal 2030. Et päris Eesti toit tähendab seda, et see on Eestis kasvatatud ja Eestis toodetud. Et täna on definitsioonid segased, see ei ole kokku lepitud, või õigemini teatud ringkondades on kokku lepitud, aga teistmoodi. Öeldakse, et Eesti toit on see, mis on Eestis toodetud. Kasvatamisega ei ole seal mitte mingit pistmist ega ka Eesti toorainega. Et tore oleks, kui kõik saavad aru, mis asi on päris Eesti toit. Meil on ka väga palju toitu, mida me peame sisse tooma importe, mida Eestis ei saa kasvatada ja võib-olla ka mitte toota, ja see on väga okei. Lihtsalt definitsioonid tuleks kokku leppida, et kõik saavad aru ühtemoodi, mis on mis, ja tarbija saab ise otsustada, ise valida, kui palju ta on nõus millegi eest maksma ja mida ta tahab tarbida. Siis tarneahel, et kes on selle tarneahel osalised? Et siin ilmselt väga hästi see näha ei ole, kuna neid nimetusi on väga palju, aga ma natuke seletan, et see slaid on võetud Ants Piira ühest artiklist, väiksest teadustööst, ja tema on omakorda selle võtnud ka mujalt ja seda natuke täiendanud. Ehk see tarneahel on tegelikult väga pikk. Et kõige all, siin all vasakul nurgas, on sisendite tootjad ja müüjad. Ja kõige üleval, kui punane kast, on tarbijad. Ja seal vahel on väga palju lülisid. Et kui ma nüüd hästi mäletan, siis kõik eelnevad ettekandjad mingis võtmes on käinud sõna koostöö läbi kõikide juttudest. Et mina räägin samast asjast. Ja kui me natuke mõtleme, siis ilma koostööta ei juhtu seal mitte midagi. Koostöö saab minna kehvemaks ja koostööd saab teha paremaks. Kuidas ma näen aastat 2030? Ma arvan ja näen, et tarbijate võim kindlasti kasvab. Et mida rohkem saavad inimesed teadlikumaks, seda rohkem hakkavad need nii-öelda esitama kas nõudmisi või tellimusi toidule. Seda on arenenud riikides väga palju näha, et toome näiteks piimanduse näite Inglismaalt. Võtame näiteks Marks & Spencer. Et tarbijad, kes seal poes käivad, nad teavad, mida nad tahavad, nad on esitanud teatud tingimused ka nendele piimafarmidele, kuidas seal piima toodetakse. Kuni selleni mitu korda sõrgu väritakse, milliseid ravimeid tohib kasutada, milliseid ei tohi kasutada, kõik nii edasi. Ja kui see farm vastab nendele tingimustele, siis Marks & Spencer ostab sealt piima. Ja neid näiteid võib liha puhul tuua ja ka muude toitude puhul, et kindlasti ootab see meid ka ees ja selle peale
tasub meil kõikidel juba täna mõelda. Põllumajandustootjad on siin tarneahelas teine kast. Seal on ka kalapüük ja vesiviljelus. Enne seda on sisendite tootjad ja müüjad. Seal on kirjas siis seemned, väetised, taimekaitsevahendid, ravimid, veterinaaria ja muud teenused, söödalisandid, toidulisandid. Seda nimekirja võib veel pikendada. Kuna mina esindan siin täna maamajandusgruppi, siis minu jaoks on see kast ka väga tähtis. Aga nagu näete, et see on ahelas kõige esimene lüli, kõige esimene ots. Ja nagu sisendite müüjad, tootjad ei saa mitte kuidagi hakkama ilma põllumajandustootjateta, sest muidu poleks midagi kuhugi müüa, siis põllumajandustootjad ei saa kuidagi hakkama ka ilma sisendite müüjateta, sest ilma sisenditeta ei ole võimalik toota. Edasi tulevad hulgimüüjad, jaemüüjad ja nii edasi ja nii edasi. See on üks paganama hea küsimuseks. Kuidas saavutada hästi toimiv ja kõikidele osalistele kasulik või kasumlik tarneahel? Et sellest on väga palju tegelikult juttu erinevates võtmetes, kas või need samad head kaubandustavad ja kõik muud jutud, millest ka täna on siin palju juttu olnud. Ja Andres ka esitas ju Valdisele suhteliselt sarnase küsimuse, muidugi teatud omas võtmes, kasside ja sibulate näol. Mul on üks retsept. Ja Andres, vaata ka hoolega, jah? Kas keegi saab aru, mis retsept see on, kuidas see kõik tööle panna? Küsimus oli selline. Retsept on selline. Et kuna me oleme kõik siin eestlased, eestimaalased ja ma arvan, Andres nagu tõstatas selle küsimuse ka täpselt ennem teiste sõnadega, et see retsept võib olla ka selline näiteks. Ma lihtsalt mõtlesin selle asja peale, kirjutasin mõned märgusõnad endale ülesse ja ma arvan, et seal võib olla üks suur võti. Kuidas seda teha, see on jälle hea küsimus. Aga ühine eesmärk, üksteise mõistmine, et aru saamine, et see ongi üks tarneahel. Me oleme kõik selles ahelas, me ei saa ilma üksteiseta. Kui me sellest aru saame ja kui me peame üksteisest lugu, ahela erinevad ettevõtted, erinevad osad ja anname aru, et kõik teevad ühise eesmärgi nimel tööd, siis me oleme suure sammu edasi astunud. Kindlasti heatahtlikkus oma ettevõtmises, austus enda ja teiste vastu, aru saame, et üksi me ei saa ja üksi see asi ei toimi mitte kuidagi. Ja siis see sõna koostöö, see imeline sõna koostöö. Mina mõtlesin ka selle visiooni peale ja tahtsin lihtsalt näidata, et üks minuga seotud ettevõte on aastal 2015 sellise visiooni tõesti teinud. Et see jooksis sealt videost ka läbi. Ja me tõesti nii mõtlesime ja nii me ka täna mõtleme ja selle nimel me ka töötame. Et Eestimaa põllud oleksid viljakad, loomad terved ja meie lapselapsed sööksid kodumaist tervislikku toitu. Need 2 unistust. Kõikidele kasumlik või kasulik põllumajandussaaduste toidu tarneahel ja arusaadav kõikidele päris Eesti toit. Aitäh!